tere kõigile, täna 4. august neljapäev ja kell on 9.22 ja ma ütlen teile ausalt, mu hommik ei ole ilusti alanud. Põhiline asi, mis see kõlab nüüd nii klišeles, sellest nagu ainult paria. Ma panin enda ripsmed ja ma panin need põhimõtteliselt enamik weekendi ajaks. Ja ma magasin enda parema ripsmed täiesti pekki nii, et ma ei saanud seda fiksida, vaadake, ma näitan teile vahet. Need on tavalised ripsmed, ühtlased ja kõiki ja vaadake seda. Sorry, aga mida kuradi, et... Oh my god, palun vabandage maniküri pärast, ma selgitan seda hetke pärast, aga see on nii pekkis ja nagu whenever ma, kui ma üritan seda brushida, siis see ei aita. Te näete seda silma, see nii palju ühtlasem kui see teine silma, ma loodan, te näete, ma tegelikult pole aimugi, kas te näete. Ma läks kuju nii ära sellepärast, et ma just panin ja nagu nad maksavad suht palju, nagu kui te teada, siis ma panen need peale 40 euro eest iga kord, kui ma tahan hooldusesse minna, maksavad need 20 eurot. Nagu üksikuna nad ei ole nii suured summad, aga nagu kuna ma just panin, siis ma lähen hooldusesse alles mingi 3 nädala pärast, elada 3 nädalat siukse reissega on. Sest on kõige hullem asi, mis mul üldse on siis, kui sa laedad risse panen, need paar tükke kodus käinud ja näitavad legit nagu varas jalad välja ja nagu see on, mis mul ripsmed välja näevad. Täpselt, need näevad täpselt nagu varas jalad välja. See viis terve mu tuju legit ära. Ja me pidime varem tõusma, et me jõuaksime, aga ma ei tea, ma ei viitsinud ja ma ei tea, ma lihtsalt nagu, ma isegi üritan nagu olla rõõmus ja nii, kui ma tegelikult nagu ei ole ning, et ja nagu vihma sajab, mis tähendab, et ma ei tea, ikkagi on halb ilm, siis ma ei saa kanda neid outfit'e, mis ma tahtsin, üritan lihtsalt vaadata mingeid videos ja värki, et mul parem hakkaks ja ma alustan varsti enda meigiga, sest nagu weekend on ainus üritus, kus ma ei pea enda meigiga, nagu kuidas ma ütlen, ennast tagasi hoidma, kui ma enda meiki teen. Mul on veel mu eelmine vlog ehitimata ja ma arvan, weekend ja kui ma teen nii, et kuna ikkagist päeval me teeme suht palju asju Barbaraga ja värki, siis ma vlogin ikkagi lihtsalt nagu, kui me nagu for real nagu weekendi lao ääres oleme nii, siis ma võib-olla telefoniga mingid shotid saan, aga nagu ma ei hakka never sinna kaamerat tooma. Update natuke aega mööda läinud ja mul on nagu palju parem töö, ma natuke nagu pushisin ennast ja nii ja vaatasin lihtsalt vloge. Aga ma hakkasin editima seda langeva rüppe vlogi ja ma ei suuda ikka veel uskuda, et ma lendasin 4 kilomeetri kõrguselt langeva rüppe alla. Nagu siiamaani see hetk, kui ma hüppasin lennukist alla, mul nagu väriseb, nagu mul legit nagu niisugune tunne, aga nagu mul ei olnud selle ajal mitte kordagi sellist tunnet, et mul ei taha seda teha või nii, igal juhul julgustan kõiki, kui teile tundub see äge asi vähegi, sest nagu alguses me käime, mis oli vanusepiirangud, kus vähegi trakistis mahud, siis lennatakse alla. Ja kui vähegi tahate ja nagu obviously, kui sa oled noorem kui mina, siis sa ei saa minna üksinda hüppama, ma isegi ei saa veel minna üksinda hüppama. Nad teevad tandemid sul nagu suht maksimum kõrguselt, nagu üle 4 kilomeetrit tavaliselt väga ei hüpata, sellepärast, et siis on juba rõhuvahe nii suur. Aga julgustan teid kõik, kui te tahate, siis lihtsalt minge ja proovige, sellepärast, et ma olen lihtsalt üldse see aasta ennast nii palju pushinud tegema asju, mida ma ei arvanud, et ma kunagi oleks teinud, nagu juba vaadata mu kanalid, kuhu ma arenenud olen. Ja nii, te lihtsalt ei kujutate, kui palju asju on sügisel tulemas. Ma lihtsalt ei saa teile veel nendest kõigist rääkida, aga see on nagu next level, uskuge mind. Ma ei saa, ma seda eeti vlogi, mul tuleb nii palju asju meelde, mida ma ei ole enda vlogis seletanud. Kõik nagu, need on olnud fully vist ühes mu vlogis või 2 mu vlogis. Kõik on nagu, miks seda videos ei pane, miks seda vlogis ei pane. Mul on ainult üks seletus. Ma näen teda täpselt sama harva, kui te teda vlogides näete. Ja mitte, et ma oleks seda ükskord näinud, aga nagu legit, nagu alates sellest korrast, kui esimest korda mu vlogis oli, ma pole teda rohkem näinud. Tegelikult ei, nad käisid siin vahepeal, aga siis ma ei vloginud nagu üldse, nagu siis mul oli kaamera katki. Aga nagu, jaa. Bibi, mis sa teed? Mul on täpselt pool kohvrit riietega ja pool kohvrit on tühi. Sest ma pole veel pakkinud mingi asju nii. Bibi, sa oled nii ormoos. Ma olen jõudnud olukorda, kus ma enam ei tea, mis mul on pakitud ja mis mul on pakkimata, mida ma peaks veel pakkima ja mida ma ei tohiks pakkida. Mu kohver on pool täis, aga nagu mul on veel nii palju ruumi, aga ma ei tea, mida ma peaksin pakkima, aga ma tean, et mul on vaja asju pakkida, Sain nende kohvri pakitud ja kohast ei teata, miks ta niimoodi rätiku sisse mässitud on. Lifehack! Me tulime just Itaaliast ja selle kohveriga nagu see käis paljudel lennujaamades, see on must, ma ei taha enda põrandat mustaks teha, vaata ka lifehacki. Enne kui sa pakkima hakkad, sa paned talle selle rätiku alla ja nüüd, kui sa tahad teda viia, sa lihtsalt lohistad teda.
selle rätikuga, siis sa ei pea seda käest tõstma, vaid sa lihtsalt viid selle esikusse. See on lifehack, lapsed, õppige! Update, kell on 14.05, me oleme Märjamaal. Me ostime saiu. Me oleme Statoilis. Ma võtsin kohvi, ma pole nii suurt kohvi juba mega, ma võtan, Laura võttis ka süüa. Ma süüa ei võtna, mul on veel poolik Snickers. Update, kell on nüüd 15.15, me oleme Pärnus ja Rakera, kes meil auto peal on. Barbie! Jei! Me olime terve tee siia. Oih, otukene. Kuulasime mingi Weekendi laule värki, praegu just kõlbusest lasevad. Ja me läheme enda hotelli, paneme asjad maha. Ja siis saame enda Weekend Squadiga kokku. Boom, me just jõudsime enda hotelli ja see on väga-väga väike. Nagu mai tuppa seepärast, et see on väga väike. Siin mingid Laura emme kahekesi ööbima. Keep in mind. Ehk nüüd on meid kokku 4 siin. Aga me mahume ära. Sa kohastud sisse. Siin on uks. Siin on riidekapp. Meil on veetsiuge, dušš ja siin on 2 voodit ja mahume Barbiga ühe peale ära, meil on endal madrats. Ja ta läks võrki. Ma aitan fiksida sul neid. Ja siis on öökapikene. Okei, vaade pole just, aga nagu ega me vaate pärast siia ei tulnud. Nagu me reaalselt oleme niikuinii 90% ajast siit väljas, nii et. Ja ma olen Mait Weekendi aegu siin siis, kui ma peale seda Pärnus olen ja ma olen Barbi juures. Kuidas me magame? Barbil on kripsmed, by the way. Oota, kui sassis. Teid, ma ei tea, mis kell on, aga mina Barbara lähme nüüd, me saame Kivi ja nendega, või noh, Kivi ja meie Weekend Squadiga kokku. Ja alates nüüd ma väga palju ei vlogi, arvatavasti ei vlogi, kes snapin. Ning et ja, ma ei võta kaamerat kaasa, aga näeme teiega varsti. Täna on siis järgmine päev, kell on 15.21 ja hetkel ma olen oma toas, Maria läks pesema ja eile oli väga tore Weekendil, väga lahe oli, väga meeldis ja eile me nagu Weekendil ei saanud vlogida, seal on nagu mõttetu vlogida ja pealegi nagu kaamerat ei saa sinna kindlasti nagu kaasa võtta ja nagu suht ohtlik ja nii see on suht palju rahvast ja värki. Nagu täna sööm me olime nagu Maria MC juures hotellis, kuna mul vanemad nagu ütlesid, et meil tulevad üürilised, noh pididki tulema, aga siis nad viimasel hetkel ütlesid, et nad ikkagi ei tule ja siis me tulime nagu hommikul nüüd koju tagasi. Tšaa, ma juba sain aru, et Barbara vlogis täna hommikul, ma login enda telefoni, kas mu kaamera on üleval, peab legit kohe minema hakkama. Ning et ei räägi, ma räägin alati süsi kiirusega. Ning et jaa, täna on Weekend Festival Day 2 ja kell on jumala palju juba, me kandi läksime juba mingi 5:30 paiku, aga ausutades pole vist väga hullu, sellepärast et ma ei tea, suured esinejad, keda me tahame vaatama, mine tulevad niikuinii hiljem. Ning et jaa, ma tegin endale sellise patsi, ma tahtsin teha 2 patsi, aga see ei tulnud välja. Mul on see bluus, mis on Barbi. Barbi, kus see bluus pärit on? See on New Yorker. Ma püksid on New Yorker ja siis ma panen enda adid. Suur shoutout minu isiklikule filmimehele Jan Martin Kivile. Mis asja ma talle alla võin panna? Mingi Insta või? Olen suht Tumblr Insta pildid, ma vaatan. Ma panen ta Instagrami alla, sest ta on 9% kõik klipid, mis eilsest päevast olid, on tema tehtud telefoniga ning et. Ja, Barbi, kuidas sul tunne on? Vihma hakkab sadama.
aga küsige midagi. Küsige midagi nagu. Küsige. Ta teeb vlogi või? Jaa, me oleme juba Ta on Maria Roman. kuulsed ja Tal on 10 tonni ja 2000 subscriberit. sul on kõik peas juba või? Ma vaatan ta igat Itaalia videot, ta on täiesti... Tal on see sinine bomber ju. Isegi like mu Instagrami pilti ja sa tead palju tal like ja ta on ülilahe tüdruk. Ma kogu aeg vaatan ta vloge. Täna on 6. august ja me oleme Weekend Toitis festivalil. kell on 23:42. Täna on Like sünnipäev! Followge mind Instas. Teen nüüd promo oma Instale. Lisage Talli. tere! Mul on üks väike teadaanne teile. Igatahes kõik, kes arvavad, et mina, Barbara Luts ja Jan Morten Kivi, et me oleme Jan Morten Kivi on see pusaga pikk vend. jah. Meie vahel ei ole mitte midagi. Me oleme lihtsalt sõbrad. Disclaimerid. Jah, Disclaimerid nagu- lapsed. Tõesti, mitte midagi. Et ärge minge arvake, et me oleme mingi suhtes või midagi sellist. Meie vahel pole mitte midagi, me oleme lihtsalt sõbrad. Ja, jah. Aitäh kuulamast!